Loomahaigused võivad olla väga ohtlikud ja kujutada endast ohtu nii meile endile kui ka meie neljakäppalistele sõpradele. Kuidas ikkagi neid loomahaigusi uuritakse? INBI tegeleb raskete loomahaigustega. Mis siis ikkagi on tänasel päeval kõige ohtlikumad nakkushaigused loomadel? Loomade puhul me kindlasti ei saa rääkida, et loomad kui üldine nimetaja, et igal loomaliigil on omad haigused ja vastavalt sellele me peame teadma, mida uurida ja mis meetodeid kasutada. Aga kui rääkida, et mis täna hinnatakse kõige ohtlikumateks haigusteks, siis näiteks meil siin Eestis esineb sigade Aafrika katku. Haigusele ei ole ei ravi ega vaktsiini. Kui nimetada veel siis ohtlikke või eriti ohtlikke loomataude, siis teine on linnugripp, mis nagu nimigi ütleb, siis ennekõike on ohtlik haigus lindudele. Ka inimtervise koha pealt teda väga tähelepanelikult jälgitakse, sest linnugripp tänu lindudele ja rändlindudele siis rändab kontinentide vahel, nii et ja nagu ka inimeste gripiviirus, siis ta ajas ju väga kiiresti muutub. Need võivad olla ohuks ka inimestele, aga kui ohtlikud siis need loomade haigused ikkagi meile on? Näitena võib tuua juba võib-olla veidi unustusse vajunud marutaudi, mis on Eesti aladel olnud ju väga-väga laialt levinud, et tänu metsloomade vaktsineerimisele, koduloomade vaktsineerimisele on marutaud Eestis kontrolli alla saadud, nii et juba 10 ja rohkem Eestis marutaudi leitud ei ole. Ja muuseas üks ohukoht, kui me räägime inimestest, on see, et inimesed reisivad. Nii et kui sa nagu võib-olla mõnedes riikides seal silitad või oled väga kontaktis näiteks seal ringi jooksvate koertega, siis on täitsa võimalik see haigus ka inimestel saada. Nii et tegu on jätkuvalt väga-väga ohtliku haigusega. Annika, kuidas neid loomahaigusi siis ikkagi uuritakse? Meil on tegelikult Laurises kasutuses väga palju erinevaid analüüsimeetodeid. Meil teostatakse klassikalist bakterioloogiat, histoloogiat, viiruste isoleerimist, antikeha uuringuid. Kuid kui me räägime haigestumistest ja eriti ohtlikest loomataudidest, siis tihtilugu on oluline lisaks täpsusele see, et analüüsi tulemus saabuks ka kiiresti. Ning seetõttu on meil ka kasutuses molekulaarsed meetodid. Üheks enim kasutatavaks on PCR. See on hästi tunnustatud, on piisava täpsusega ja tundlikkusega ning täpne on ta just seetõttu, et haigustekitaja tuvastamine toimub pärilikkusaine põhjal. Ehk siis nagu igal inimesel on oma unikaalne DNA järjestus, siis sama loogika kehtib ka bakterite ja viiruste puhul. Ning kui meil ongi kahtlus eriti ohtlikule loomataudile, siis see kiire analüüsi tulemus on tegelikult väga oluline, sest et kui peakski juhtuma nii, et see pahalane on mõnes karjas või farmis tuvastatud, siis ka meie ametnikud saavad hakata võimalikult kiiresti tegutsema selle nimel, et haigustekitaja levikut piirata. Kuidas me ikkagi saame siis inimestena hoolitseda selle eest, et me neid nakkusi edasi ei levitaks? Jällegi, et loomade puhul, et kui me räägime lemmikloomadest, siis lemmikloomade puhul on, ka põllumajandusloomade puhul on see, et peale loomaga kontakti pese lihtsalt käsi. Nüüd, kui mõelda natuke suuremalt farmiloomadest, siis on oluline see, et loomad liiguksid nagu teadlikult koos dokumentidega, sest Euroopa Liidu sees on ju loomade või kaupade vaba liikumine, mis puudutab ka loomi. Nii et selles suhtes ikkagi looma omanik peab teadlikult seisma selle eest, et mitte ka kogemata tuua mingit uut haigust, sest Euroopa Liit ei ole selline homogeenne keskkond, et erinevates riikides ja piirkondades on erinevad haigused.